Tervist, Merike numbrite keel. Täna on 18. detsember 2025. Samas energia poolest on see number 3, nii et tee vähegi, kes te olete siin lükanud edasi pilti tulemist, siis see on väga õige päev ja hea päev üleüldiselt meile kõigile, et pilti tulla. Ja ma vaatan natuke kõrvale, väike penskar jookseb. Ja miks mina täna pilti tulin? Kui sa nüüd juhuslikult sattusid kuulama seda ühte metsavideot ja kui sa nüüd juhuslikult metsa suletud Facebooki grupis numbrite keel ei ole, siis kuulutasin välja loosimise. Ma teen selle kohta veel video sinna TikToki ja Insta jaoks ka, et ma panin tähele, et ma sinna ei teinud seda. Sorry. Et soovin välja loosida siis tasuta kirjaliku analüüsi. Ja kirjuta mulle, et miks sina just peaksid seda saama või eriti kihvt on osad, kes on saatnud mulle juba kirjasid ja teid on omajagu. Aitäh teile. Siis väga paljudel tuleb sealt välja, et nad tahavad kas tütrele või pojale, mis on eriti armas. Ja see seletuskiri ei pea olema nagu seletuskiri. Mõni tahab ise endale. Ma teen täiesti sellise ma ei teagi, extempore tahan ütelda, aga ma teen sellise, kirjutan üles siis need inimeste nimed ja valin sealt välja. Aga miks ma tahan ka mingit väikest lugu, seepärast, et võib-olla mõni lugu mõjutab mind väga palju. Ja kes seda teab? Võib-olla loosin isegi 2 välja. Ja, sest seal on juba nii hingematvaid lugusid, et aitäh teile usalduse eest. Ja osad, kes on kirjutanud ka, et ei taha, et nime välja ütlen, siis ma teen seda ka kuidagi teistmoodi. Kui nüüd juhuslikult sina peaksidki võitma selle loosi. Austan kõiki selles osas. Ja ma sooviksin ka aidata, mitte ainult siis numeroloogia sünnikaardi osas, aga aidata kedagi. Ja ma ei tea selles suhtes, kuidas aidata. Tähendab, ma ei ütle seda, et kuidas ma seda aitan, ainult see, et ma aitan seda nii, et sõltub sellest loost. Siis ma otsustan, kuidas ma seda saan teha. Et selge on see, et kellelegi mingit helikopterit ja autot ma ostma ei hakka, aga see abi vahest on väga väike, aga kellelegi väga oluline. Ja kui ma analüüsin natukene oma aastaid tagasi, oma elukogemusi, oma läbielamisi, siis on mulgi teatud olukorrad olnud elus, kus ma oleksin võib-olla väga tänulik olnud ühele mingisugusele väiksele toele, aga kuna ma olen 16 päeval sündinud, siis ma naljalt ei ütle välja, kui mul endal kehvasti on. Et ma arvan, teid on seal palju selliseid, isegi mitte 16 päeval sündinud, aga me oleme eestlastlikult ju väga tugevad. Võt niimoodi selline lugu, aga selleks, et siis selles loosis osaleda, ma olen väga tänulik, kui sa liitud uudiskirjaga. Me oleme nüüd teinud sellise akna, õigemini minu kodulehe inglikene Mirel toimetab seal kogu aeg. Et kui te kodulehel ka vahest näete, et ei saa sinna sisse või mingisugune ümberkorraldus on, siis kogu aeg proovime seda tuunida. Mitte ei proovi, aga teemegi, tuunimegi. Ja uudiskiri sellepärast, et saan teile seal jõulutervitusi panna. Ma ei hakka teid kindlasti pommitama seal iga natukese aja pärast. Kui on midagi öelda, siis ütlen. Ma pean vahest kogu aeg mööda vaatama, seepärast, et mu pensionär seal ratsutab tulla. Ma ei tea, kas te näete siin. Nüüd jälle nuusutab vahepeal mingi oksakest ja siis ma pean kogu aeg mõtlema, et ma ei tohi siin mööda kihutada. No vot, ehk siis uudiskirjaga liitumine on selle jaoks oluline ka, et kui nüüd vestlusõhtud nüüd saame lukku panna, või siis midagi koolituselaadset tulemas ja ma tean praegu, et 2 tükki, mida ma valmistan ette, tulevad Zoomi kaudu, siis nendest anda ka siis teile meilile teada. Uudiskirjast saab alati ka välja minna. Ja, aga siis tuletan meelde, et täna on 18. detsember 2025. Kui sa nüüd satud seda vaatama, võib-olla kevadel, siis see on möödas. Ja loosimise ma tahan teha esmaspäeval. Vaadake nüüd. Ma näitan teile. Nüüd memm paneb mööda. Vaadake. Nüüd me kõik oleme tunnistajaks sellele, kuidas memm mööda paneb.
No nii, ja nüüd otsib mind. Lähme kõik koos otsima teda. Näed, Lussi läheb järgi. Lussi näitab siia, pani mööda lihtsalt memmest. Lissu, siin oleme, no tere. No tere. No tere, kõik on hästi, tere. Siin oleme, näete. No nii, siin oleme, tipu, kõik on hästi. No, niimoodi me ära eksime siin. Nii. Nüüd on naised koos jälle. Nii, ehk siis loosimise me teeme 22. Ehk siis on esmaspäev. Siis ma kogun kokku need andmed ja vaatan, kes see siis võidab. Vot, aga teid on juba üsna palju seal. Aitäh teile. Ja ega te saate mitu korda ka kirjutada. Kes seda teab? Võib-olla on sealt ka mingisugune hirmus ralli praegu oli. Seal ka mingisugune point, kuigi ma ei tea. Ma võtan selles suhtes ikkagi üks inimene ja nii see ongi. Mul oli veel mingisugune mõte. No selles suhtes üks mõte, sest tegelikult aasta hakkab ju vaikselt lõppema. Et tahtsin teid kurssi viia, et mis ma siin toimetan. Mul on tegelikult teile hulgaliselt videoid, mida ma tahan nüüd siia nendesse nädalatesse ära mahutada veel. Vaatan lähipäevadel, tegelikult tahaks väga täna seda teha, aga see tuleb väga pikk video, et selles suhtes, mida toob aasta 2026. Et ma kogu aeg ju ka kasvan ja arenen ja sätin ja analüüsin ja teen neid tekste, siis nad vahest tulevad väga mega pikad. Vot, eks siis selline video on tulemas ja seal ikka jälle annan lahendusi, arvutusi, need on hästi mega lihtsad. Seal tuleb väike nipp ka veel juurde, kuidas oma kuud arvestada ja veel üks pisikene asi, mis võib-olla on väga määrava tähtsusega. Ja siis mul on veel huvitavaid videoid, mis on seotud siis aasta 2026-ga. Siis need tahan ära mahutada. Ja siis palju muud. Ja siis muidugi on mul veel mõnus ports suulisi kliente. Ma olen teile kõigile kirjutanud. Aitäh kannatlikkuse eest. Aitäh mõistmise eest. Kõik on ära märgitud. Kõiki pean meeles. Kõik on üles kirjutatud ja kirjalikud, kes on ka nüüd analüüsi tellinud endale, siis proovime kõik ära teha. Ja, et mis siis veel? Ma olen väga tänulik selle eest, et mul on podcastis osalenud nii mõnus varts inimesi ja see, et podcastis jõudsin, siis oli täiesti juhus. Ja ma usaldan seda, et juhust ei ole olemas. Pean kätt vahetama, väga külm on. Ja, et juhused ei ole olemas, et mis ma hakkasin seda podcasti versiooni tegema, siis ju siis seda oli vaja. Ja siis ka neid inimesi, kes on mulle soovitanud külalisi. Nende külalistega kõigiga on võetud ühendust ja vabandust. siis on tulemas, tänagi mul on üks vahva vestlus ja siis mul tuleb järgmine nädal üks vahva vestlus ja kes teab, võib-olla siia tuleb eksprompt veel vahele ja teemasid on siis seinast seina, nii et kui sina tunned, et sa tahaksid tulla ka minuga vestlema ja selles suhtes mitte ainult minuga, aga et sa saaksid siis rohkem nähtavust, inimesed saaksid sinuga kontaktis olla, siis võtta ühendust ja nii nagu te aru olete saanud, siis osad sellised videod ma jätan ainult klubilistele vaatamiseks ja osad külalised, kes on minuga nüüd läbirääkimisi pidanud ja osad, kellega ma pean, siis osad ei taha suurt nähtavust. Ehk siis jäävad ainult sinna klubi liikmetele. Ja ma tahan, et see läheks täpselt siis nii, nagu see külaline seda soovib. Et nii see lihtsalt on. Ja on mingisugused teatud podcastid, kus ma ise osalen ja siis ma ei avalda neid enne, kui see, kes mind on intervjueerinud, paneb oma lehele selle ülesse. Et siis seetõttu on ka mõned asjad niimoodi. Ja tulevikus vaatan veel, mis klubi liikmetele tulevad tulevikus jääma sellised teatud need vestlusõhtud. Ma ei tulegi neid avalikuks panema, sellepärast ma ei ole kibekäpp selles tehnoloogias. Võib-olla seal mõni tekst ei tule läbi ja nii edasi. Aga kui kõrgükkis kuulata sealt, siis tuleb palju manti. Vot, ja
kellele selline minu sarkastiline naljasoon sobib, siis aitäh teile. Et vahest ma pritsin sealt sellist kummalist nalja enda üle või kellegi teise üle, siis ma ei tee seda kunagi pahatahtlikult. Lihtsalt see olen mina. See on see, et kas meeldin või ei meeldi. 2 varianti. Ja siis teate, kui huvitav, ma nüüd jagan ühte sellist isiklikku kogemust. Meil käis külas Kairi, minu meelest, kui ma nüüd eksi, oli tema nimi Kairi, tumedate juustega, ja meil oli tervise teemadel juttu. Ja miks ma nüüd Kairist räägin, sellepärast, et läbi tema ma sain sellise vahva informatsiooni. Käisime elukaaslasega tegemas sellist tervisetesti nüüd ma puterdan. Vereanalüüsi alusel tuli välja, millele siis keha reageerib, mis toitained on siis keelatud ja mis on lubatud. Ja see ei ole tellitud reklaam, mis ma praegu räägin, lihtsalt Kairi kaudu ma sain selle info teada. Kairiga ma tutvusin Soome vestlusõhtul. Ja nii nagu ma räägin alati, et ma alati usaldan protsessi, et mingi asi on millegi jaoks hea. Kui me kuhugi satume kogemata ja vahest mõtled, et miks ma küll siia lubasin ennast, miks ma küll tulin, ja siis pärast sa saad aru, et sa tutvud seal kellegagi, kelle kaudu sa saad mingit infot, mis sul on võib-olla eluliselt väga oluline. Vaatan memme. Kurja, kui külm on, ma ei võtnud üldse kindaid kaasa. Sõrmed täitsa külmetavad. Okei. Meil natukene on koduni, aga ma pean teiega veel lobisema. No vot, siis see terviseanalüüs oli väga huvitav. Pidi käima Sunlab või oli vist see Sunlab, seal verd andmas ja siis saime oma protokollid kätte ja tuli välja, et issand jumal, ja päris ports asju, mida me ei tohiks süüa. Täitsa punane tuli oli kohe seal. Nii nagu ma teile viskan ikka nalja, et mul silmad nagu taskulambid vahepeal punatavad tohutult. Ma saingi teada, et lihtsalt on mingisugused toitained, kõik, mis on pärmi peal tehtud, siis minu keha ei võta üldse seda vastu. No vot, siis vahest silmad on punased ka mitte peale šokolaadi söömist. Siis tuleb välja, et ma ei tohi üldse mingeid pärmilaadseid asju. No vot, sellised asjad. Ja šokolaad muidugi oli täiega punane. Tadaa! Jaa. Vot selline lugu. Ma ei teagi, mis te selle teadmisega peale hakata, aga minul on päris lõbus. Ja siis, kui käisime Pärnus siin vestlusõhtul, siis ma ikka muidugi võtsin Eesti šokolaadi kaasa. Igaks juhuks. Et nüüd peab tegema sahtlid tühjaks ja kapid tühjaks. Aga tegime elukaaslasega väikse kokkuleppe. Hakkame seda tegema siis. Vaat, panime kuupäeva kirja. Siis teeme, siis alustame, aga juba vaikselt teeme ümberkorraldusi. Vaat niimoodi, jaga minuga ka siia video lõppu. Kuidas sul nende asjadega on? Võib-olla oled käinud ka andmas vereanalüüsi mingi aeg. Ja teate, kui huvitav, ma jagan veel ühe asja. Siin mingi 3 aastat tagasi käisin siin Soomes andmas vereanalüüsi ka, mingisugune bla bla bla. Vaatab seal verd ja D-vitamiini ja kõik asju. Ja siis tuli välja, et mul on see rauasisaldus nagu mega suur. No ja siis ma küsin, mis ma teen siis sellega. Siis nad ütlesid, et mingisugused pillerid on vaja võtta sinna keele alla. Mingid tabletikesed, mingid väiksed graanulid olid, mitte šokolaad, aga suhkru moodi. No ja siis ma muidugi ise ei käinud seal uuesti analüüsis, kas need siis aitasid. Natukene tundus mulle see nalja moodi. Ma pean memme vaatama ikka. Eks on niimoodi ka, kui sa ei usu, vaata, ega siis ei toimi ka. No ja siis nüüd, kui ma sain teada läbi selle vereanalüüsi, mis ma nüüd tegin, siis ma sain aru, et tegelikult peab jätma teatud toiduained ära, sellepärast, et keha ongi seestpidi põletikus. Siis pole ime, kui mingid asjad on üle või alla. Alla mul polnud midagi, mul oli kõik üle. Vot, pakkusin üle. Ehmusin ära. D-vitamiin pidi olema nii hea, et kuule, ohohoh. No vot, miks ma seda kõike räägin, et selles mõttes jagage oma kogemusi elust. Ja siis ongi niimoodi, et vahest sa saad mingi teadmise, sa ei tea, mida sellega peale hakata. Mul oli üks tuttav, selline sairaanhoidaja on see soome keeles. No haiglas töötab, siis ma saatsin talle ka selle oma analüüsi ja siis ta ka ei osanud midagi nagu ütelda selle kohta. Kommenteeris midagi, aga ei osanud anda nõu, mida ma tegema pean. Siis ma ütlesin, et las ta siis olla. Ju ta käib. No võt, üks asi teiseni. Et kommenteerige, jagage, aitame üksteist.
võib-olla sina, kes sa ka kuskil haiglas arstina töötad või oled üldse arst, võid ka ju jagada, mis sellistes asjades teha. Aga muidugi peale seda vereanalüüsi nüüd, mis me andsime, siis seal on veel ka kokkusaamine. Ja siis seal räägitakse rohkem lahti, aga noh, kui ma neid paberid nägin, siis oli ka juba karp lahti, nii et teame, kuhu suunas liikuda. Vot, selline lugu. Ja siis ma mõtlesin, teate, mis asi, ma küsin kohe teie käest. Kurja sõrmed külmetavad nii hirmsasti. Sellist asja, et pärmivaba leib. Kas see, mis nüüd võib-olla mõni mõtleb, et nii loll küsimus, aga las ma ikka küsin. Ma kasutan ära oma kanalit. Kas see, mis on juuretisega leib, see tähendab ju seda, et seal pärmi ei ole, eks ju? Ma natuke mängin ekraaniga ja vahetan sõrmi. Et ma käisin siin Mardi laadal ja siis ma nägin, et seda juuretist jagati. Ma olen elus juba ükskord teinud leiba, aga ma enam ei mäleta sellest mitte midagi. Muidugi ma saaksin guugeldada ja küsida. Aga sina võib-olla, kes sa tead sellest rohkem, võiksid juba jagada siia alla. Ütlesin ka mehele täna hommiku, et me peaks hakkama ise leiba tegema ilma pärmita. Et ma tean, et väga paljud harrastavad seda ja Mardi laadal nägin ka, et juuritist müüdi ja Eesti naised, kes siin Soomes elavad, seal ostsid ja mul korraks nõksatas kerast läbi, et mõtlesin, peaks ka ostma, aga ma ei teadnud, nagu miks ma siis ei ostnud. Ja siis ma olen selline suht nagu mugav tüüp ka. No võt. Või siis sa tead näiteks mingit leiba kohe soovitada, kui sa nüüd juhuslikult Soomes elad. Või Eestis ka selles suhtes, et millised leivad on siis sellised nagu tervisele kasulikud. Võt ma hakkan nüüd tervisekanaliks seda muutma. Ja kus juures mul on läbirääkimised, tema nimi on vist Sergei. Facebookis, TikTokis, igal pool teda on näha, üks hästi muheda, selge, inimliku jutuga räägib tervistest. Aitäh sina, kes sa soovitsid mulle teda, mul on praegu temaga kirjavahetus ja meil on praegu algselt kokku lepitud, et ta tuleb jaanuaris. Ma väga loodan, hoidke sõrmed röstis. Võt. Ja Riina Rautsikuga ka olin ühenduses, tema ütles, et ta jätab vahele praegu. Et aga võt nii ongi. Ja miks sellised külalised tulevad, ju siis on vaja tulla. Võtak. Egas midagi, sirgitis-orgitis ei kõigest räägitud, aga see, mis ma soovin, on see, et osalege loosimises, et täna 18. detsember 2025. Kasutage seda võimalust, saate kirjutada siis info@numbritekeel.ee, see on nüüd uus meiliadress meil seal, aga eksisteerib väga hästi see numbritekeel@gmail.com, kuhu te olete kõik ka juba nagu harjunud. Ja, et need kõik toimivad. Mingi mõte oli mul veel. Ja teate, siis te võite ikka kindlasti mulle teha ka sellist asja, et soovitage siis neid inimesi, kes võiksid külla meile tulla ja siis ka teemasid, millest ma võiksin rääkida. Mul on hästi pikk nimekiri juba valmis, mida ma hakkan rääkima, sest uus aasta tuleb jälle uue hooga ja mul on seal õnneks nagu hea nimekiri, aga ikkagi küllale liiga ei tee. Ma kogu aeg täiendaksin seda, siis mingid asjad ma ju jälle võtan sealt maha ja võt niimoodi, teeme üheskoos seda kanalit, nii et meile kõigile meeldiks. Ja mul oleks lahe teha. Tekitame mulle tööd, ütleme siis niimoodi. Okei, tšau. Minge õue, kui saate. Näete, alguses olid sõrmed tohutult jääs, nüüd lähevad täiega kuumaks. See vist on okei, on ju. Tšau, Merike numbrite keel.